Tere kõigile, minu nimi on Pavel ja täna ma sooviksin puudutada ühte väga tähtsat teemat. See võib olla väga aktuaalne metsaomanikele, kes tahavad teada, kuidas oma metsa hallata või lihtsalt selle kohta teada, kuidas sellega ümber käia. Ja mul on täna vestluskaaslane Saaremaa metsaühistu juhatuse liige. Tere Mati! Tervist! Mati Šmul on tema nimi. Ja ma sooviksin sinult küsida, mida kujutab ette metsaühistu, tutvusta palun seda ja miks on kasulik metsaomanikel sinna kuuluda või tegemist teha metsaühistuga? Metsaühistu või metsaühing on MTÜ vormis ehk siis mittetulundusühing ja tema on siis moodustatud või moodustunud, ütleme õigemini, metsaomanike enda initsiatiivil. Et metsaomanikud tulid kokku ja moodustasid ühe ühingu, mis oleks siis neile nagu katuseks, kes kaitseks neid, aitaks neid, nõustaks neid ja mida kõike veel. Aga mis probleemidest jutt käib, kui on metsaomanike algatus, siis järelikult mis neid kõiki ühendas, mis probleemid, mis mured? No ütleme niimoodi, et kunagi, kui sai alustatud juba 20 aastat tagasi ju Saaremaal, me lõime selle oma ühingu, põhiteemaks oli ikkagi ühistegevus. Tegelikult kõik need ühingud on nagu ühistegevuse peale häälestatud, et teha koos, saada odavamini tehtud ja saada kallimalt müüdud. Kõik seda, mis siis toodang tuleb. Aga kas põhimõtteliselt ma arvan, et siin on vaja märkida seda, et see on siis metsaomaniku sõbralik ühing? See on metsaomaniku enda moodustatud ja kui sa ise teed, siis ikka oma sõbra ikka teed. Ja... Just, et ei ole see koht, kus sa lähed niimoodi ettevaatlikult ja hakkad tundma, kuidas sul vaikselt, aga kindlalt tõmmatakse naha üle kõrvade. Selles mõttes, et püütakse sinult see mets kuidagi ära võtta, ära müüa, võimalikult kallimalt ja sulle võimalikult odavalt nagu saada. Et see ei ole see koht. See ei ole absoluutselt see koht, jah, sest et kõik on seal võrdsed. Metsaühingu üldkoosolek on ju kõige ülem. Üldkoosolek otsustab teatud punkte, siis valitakse juhatus. Juhatusse võivad kuuluda siis valitud saada ükskõik kes metsaühingu liikmetest. Ja praegus on niimoodi, et Saaremaa metsaühingul on siis 3-liikmeline juhatus. Mina kuulun sinna juhatusse nüüd just hiljuti uuesti valituna ja aitäh selle eest muidugi, selle usalduse eest kõigepealt oma liikmetele. Ja katsume siis aidata nii nõustamisega, anname head nõu, ütleme inimestele, katsume igasuguseid riiklikke toetusi koju tuua, ehk siis metsaühingu liikmetele vahel, mis iganes tööde kohta need käivad. Ja kolmas asi on siis metsade majandamine. Täpsustab palun neid üksik asju, et näiteks keegi inimene soetas endale metsa ja ta lihtsalt teab, et mets on mingisugune väärtus ja ka rahaline väärtus, aga mingisugused kohustused, mingi seal hooldamised, kuidas see kõik on ja kuidas te olete sellega seotud? Saaksid sa natuke põhjalikumalt, täpsemalt kirjeldada või loetleda neid asju, millega te olete seotud, kui nõustajad, kui abistajad, kus toetused, mis toetused, kes saab, miks ei saa. Ja sa vist kuskil mainisid, et mingisugused asjad peaks laekuma 1. juuniks. Ja. Et keegi ärunustaks, maini neid asju. Ja, ütleme nii, et kui metsaomanik on saanud metsaomanikuks, kas siis pärimise teel või ostnud omale metsamaad või ka tagasi saadud kunagi esivanemate maad ja ta ei ole nagu ise metsainimene ja ta ei tea oma metsast midagi, siis igal juhul on soovitus astuda metsaühinguga kõigepealt nagu kontakti. Ja saada siis selline esmane ülevaade, et mis ta mets endast kujutab. Omal ajal riigi tellimusega tehti metsamajanduskavasi metsaomanikele. Tänapäeval seda enam ei tehta riigi toel. Et nüüd on nii, et iga metsaomanik peab ise oma metsale tellima selle metsamajandamise kava. See kehtib 10 aastat ja seal on üksipulgi siis ära toodud, kui vana su mets on, kui palju seal iga hektari peal mida kasvab, missugused metsamajanduslikud tööd on nagu ette näha seal 10 aasta jooksul. Näiteks, millised metsamajanduslikud
võivad olla ette nähtud tööd. Jah. Näiteks hakkame siis vanemast metsast pihta. Kui sul on küps mets juba, siis seal nähakse ette, et kas sa teed, mis lõppraie on ette nähtud, kas lageraie või on seal mingisugused muud piirangud või valikraied või mida sa võid seal metsas teha. Nii, kui nüüd on maha võetud see vana mets, siis hakkab pihta mitme aasta jooksul, 3 aasta jooksul põhimõtteliselt peaks siis kasvama panema uue metsa, ehk siis istutama uued taimed sinna ja just nimelt need taimed, mida siis ette nähakse. Näiteks kui mul oli männimets seal peal, siis soovituslik on ikkagi mänd sinna ka tagasi istutada. Aga kas ühing aitab istikutega, taimedega, kas riik näiteks korvab mingid kulud sellega? Jah, just, et sinna ma tulen siis jutuga järgi. Ja ütleme siis veel harvendusraied, eks ju, nooremates metsades ja siis on valgustusraie, see on siis noore metsa hooldus ehk siis sellise 10-20 aastase metsa hooldamine, et sa pead seal võsa maha võtma ja vastavad puuliigid siis katsuma säilitada, mis siis tulevikuks metsaks kasvavad. Ja igale nüüd ainuke asi, millele ei ole mingisuguseid riiklikke toetusi, on lageraie ja harvendusraie vanemates metsades. Sest et see on juba selline tulutoov tegevus ja et sinna nagu riik ei sekku rahadega. Aga riik tuleb nüüd appi, kui sul on noormets kuni 30-aastane, seal selle arvenduse riik kompenseerib teatud osas. Aga kuidas see näeb välja, et kas just teie ühingu kaudu siis tellitakse see teenus ja saadakse riigi toetus? Jah, põhimõtteliselt ongi, inimene võib ise oma metsas teha ka need tööd ära, aga ta peab kindlasti andma siis metsaühingule teada, mis ta on teinud ja meie siis suhtleme juba siis riigi asutustega. Et praegusel ajal nagu ongi asi viidud sinna, et järjest rohkem metsaühistu tegeleks metsaomanikega ja oleks puhver siis metsaomanike ja riigi vahel. Et riigil ei ole nagu vaja iga konkreetse metsaomanikuga enam tegeleda, vaid on koondatud nad ühte ja selline üks pakett läheb riigile, riik tegeleb sellega ja igast maakonnast, kus on rohkem, kus vähem, ütleme maakondades on vähemalt üks metsaühistu igal juhul olemas, kus on 2 või 3 või teatud maakondades on ka ühinenud metsaomanikud, kes on juba maakonna üleselt mitme maakonna peale kokku, nagu Kesk-Eestis on need suuremad metsaühistud, et nemad juba hõlmavad mitmeid maakondi ja nendel on liikmeid seal tuhandeid. Et lihtsalt riik ei suudagi hallata sellist, see eeldaks mingit tohutut masinavärki, bürokraate tööle võtta, kes tegeleks nende metsaomanikega, aga nüüd on pandud nagu asi nii, et metsaühistus on 2-3 inimest, kes siis koondab neid andmeid, paneb kõik ühte potti ja saadab riigile ja riik siis seal teatud asutus tegeleb. Aga huvitav, siin on asjakohane küsida, kas üksik inimene, kes ei kuulu metsaühistusse, kas tema saab minna mööda sellest ja oma asju ise riigiga otsa ajada? Saab, aga siis on kohe käärid hindades. Tähendab, kasulik on ikkagi olla ühingu liige. Näiteks võtame metsamajanduskava koostamise toetus. Inimene maksab ta ise kinni, pärast riigi poolt on toetus 10 eurot, on praegu siis metsahektari kohta toetus tagasi. Kui inimene maksab näiteks 15 eurot hektari kohta, siis 10 saab riigi käest tagasi. Kui ta ei kuulu metsaühingusse, siis ta ei saa üldse riigi käest midagi tagasi. Et see on see, kus annab tunda nagu see kasulik. Puhtalt nagu metsaühingu liikmete teema. Aga see ühistu liikmeks olemine tähendab mingit igakuiset, iga-aastast tasu? Aastamaks. Kui suur see on Saaremaal? Meie ühistus on ta 15 eurot aastas. 15 eurot aastas, see ei näe üldse hull. Ei näe hull, jah, aga sellegi kätte saamine on tükk tegemist, ütleme vahest, et inimesed unustavad ja siis ta jääb ja siis on juba mitu aastat kogemata maksmata jäänud ja et meil on alati üldkoosolekul see eraldi teema on aastamaksu kehtestamine. Ja nüüd on muidu oli 10 eurot kogu aeg, aga paar aastat tagasi siis kergitati 15 peale, et 10 eurot on niisugune väike number, et
meil on ju kontoriruum vaja üleval pidada, meil on raamatupidamisteenus vaja tasuda, igasugu postiteenused, internetid, värgid, noh, kulud on ju peal, eks ju. Seda kõike teostada, jah. Aga kas teie juhatuse liikmete töö on tasustatud? Ei ole. Et see on täiesti siuke oma... See on oma, jah, aga muidugi noh, selles suhtes meil... Kas sa oled ka metsaomanik? Väike metsaomanik. Ma ei ole jah suur, mul on Muhu saarel on, ütleme, 6 hektarit on kinnistu suur, sellest 3 on metsa ja küpset metsa enam ei ole. Nüüd ma kasvatan metsa, et kunagi sai maha võetud, kuna haigused hakkasid kimbutama ja nüüd on nii, et on uus peale istutatud ja nüüd ma hooldan seda uut ja võtan siis natuke haaval ka riigi käest toetusraha, et oma metsahoolduse eest. Aga ütle palun, kas liikmeteks võivad olla nii eraisikud kui ka äriühingud, metsafirmad, kes metsa kokku ostavad, müüvad või metsa omavad? Jah, ütleme algselt oli põhikiri küll nii, et ainult füüsilised isikud ehk siis eraisikud. Aga pärast me muutsime seda, metsafirmade, ütleme siis, survel, ütleme siis niimoodi ja meil oli ka teiselt poolt surve see, et me pidime kasvatama metsaühingu liikmete käes olevat metsamaade nii-öelda mahtu. Ja firmad kui tulid, neil oli seal 1000 hektarit kohe omal metsa ja niimoodi ja tänu sellele nüüd ongi meil ka metsafirmad on sees. Aga mõjal Eestimaal võib-olla on sellest ka metsaühingutel kasu, aga meil nagu erilist kasu nendest ei ole. Aga firmad miks neil on kasulik siis olla? Ka ikkagi toetused, samamoodi. Ja ikka toetuste peale on see asi nagu põhirõhk pandud, et saada neid riigi käest kätte. Just metsaistutustoetus ja selge, osa metsafirmas on väga agarad metsi istutama ja ma ei ütle ühtegi paha sõna selle kohta. Ongi tore, kui uuesti mets peale pannakse kasvama. Mitu liiget teil praegu on kokku? Ja kui palju nendest on era ja kui palju on äri? Ütleme nii, et kusagil viimane andmed olid 467 liiget ja sellest vist 12 oli juriidilist isikut. Et mingisugust suurt... Juriidilisi palju ei ole, jah, selles suhtes, et Saaremaa koht on seegi. 12 on küll, ja ütleme, metsafirmas on neist vist 6, kes on meie liikmed. 6 metsafirmat ja need ongi põhilised, kes Saaremaal nagu metsaga tegelevad. Huvitav, kas te korraldate ka mingisuguseid selliseid infopäevasid, niimoodi mingisuguse korrapärase regulaarsusega, et tutvustada mingisuguseid siukseid ABC, mingid alused metsa hooldamise osas, mis seal on, et oleks asjatundlik lähenemine üldse metsaomanikule. Oskaks ise orienteeruda mingisugustes seal probleemides, küsimustes. Ja, ikka iga aasta on olnud. Algselt oli neid infopäevasi rohkem, aga paraku on natukene meie eelarvet kärbitud. Ja nüüd me saame teha siis 4 infopäeva aastas ainult. Aga kuidas need infopäevad olevad? Et tulevad kõik kohale kuskile? Jah, kuulutame välja üle-eestiliselt ka ja siis on eelregistreerimine, kas on vaja buss tellida ja kui suur buss ja kuhu me sõidame ja mida me vaatame, eks ju. Maksuameti koolitused on olnud põhiliselt küll tubased sellised, et oleme olnud ja kuulanud siis Maksuameti spetsialiste, kes on käinud rääkimas seal maksustamisest ja sellisest värgist, aga muidu on ikkagi põhiliselt looduses käimine. Vaatame, kas on arvendusaied, kuidas tehtud või kuidas on metsakultuuri rajatud või mis iganes masinad metsas on. Eilagi käisin vaatamas siin Tõrise kandis, kuidas üks uhke masin istutas puid. Täitsa istutada? Jaa, ekskavaatori baasil tehtud selline huvitav ristapuu, et teeb omale pesapuu, kus puu istutada, siis on selline ümargune ketas peal, kus on sahtid, kuhu pannakse taimed sisse ja siis ükshaaval need taimed siis surutakse maha sealt. Jälle tehakse väike auk, pannakse puu sisse ja vajutatakse kinni ja seda teeb üks suur masin. Uskumatu, aga hakkama ta saab sellega. Ja see on kellegi ümber tehtud või see ongi toode? See on toode juba, jah, ütleme, ta on just kohaldatud sellise väiksemale ekskavaatorile.
aga tead, ma olen igati progressi poolt, tehnilise progressi poolt, aga minu arust vähemalt üks osa sellest inimene peab tegema ise, sest minu arust kaob ära side, me võtame, eks ole, puu maha, kõik kasutame, võtame loodusest, aga me juba hakkame vahendama tehnikaga, vaata seda kõike ja minu arust selle väärtus, et sa ise oma puu, oma kätega paned puu maha ja kõike saad aru, mis see on, sa annad uue elu, osaled selles. Aga kui sa juba distantseerud sellest ja see muutub selliseks statistikaks ja traktor tegi, traktor tõi, traktor võtsid, see nagu kaugened sellest kuidagi. No on küll jah, sest et sa ei tea enam, kus su metsapiiridki on selle mõttega, et ega paljud ei teagi, tegelikult see on ka üks asi, et kui tullakse meie juurde ja öeldakse, et me peame metsa minema, aga ma ei teagi, kus mu mets on. No, aga meie teame, aga lähme, me viime sind sinu metsa et ja näitame. Nagu perearst, kes haldab inimese tervist, teab selle kohta. Samamoodi on siis inimesed, kelle kätte on usaldatud, siis see metsahooldus teavad rohkem siis. Jah, no eks me ikkagi katsume ise nii palju, kui saame teha, sest me lihtsalt ei julge, kuna elu on õpetanud, ei julge nagu reklaamida teisi firmasi välja, et tulge ja tehke, see tähendab seda, et sa ju vastutad ikkagi selle asja eest, mis sa teisele soovitad ja kui sa soovitad vale tegija, siis sina ju ikkagi vastutad. Jah, siis vaadatakse viltu sinu peale, mis metsa siuke oled, et sa mulle. Aga ütle mulle enda uudishimust lihtsalt tekib siuke soov teada, kuidas sa ise loomustaksid siukest head ja halba metsaomanikku ja mis sorti on rohkem? Hea metsaomanik on muidugi tore vestluskaaslane ja sama suuna nii-öelda käiv ja mõtlev inimene, mis mina näiteks ise oleksin. Aga mis see metsa suhtes tähendab konkreetselt näiteks? Kuidas see metsas ilmneb tema enda isiklikus metsas ümberkäimises oma selle? Ta peaks olema aktiivsem, ütleme, aktiivne inimene, kes mõistab oma metsaga ise ka ringi käia, et ta nagu ei kuula sahinaid, ei lähe esimese telefoni kõne peale nii-öelda, ei jookse ja arva, et see on kõige parem jutt, mis talle räägitakse. Et ta peaks olema ikkagi selline kaasamõtlev. Metsafirmade ahvatlevad pakkumisi. No kõike jah, mis iganes sealt siis tuleb. Jah, sest paljud on ka vahendajad ju, kes pakuvad ja kõigepealt võib-olla ongi suurem osa vahendajaid, kes selle telefonitööga tegeleb ja inimesi hullutab nii-öelda, sest nendel ei ole ju muu huvi, kui teenida vahekasu, eks ju. Jah, see ongi puhtalt kasu, eks. Ja see muidugi ärritab metsaomanikke ja paljud on, väga paljud on ju meie poole ka pöördunud, et mida teha, et miks meile helistatakse ja me oleme öelnud ka, et tegelikult ju ei tohigi helistada, et see andmekaitseseadus ju näeb ka seda ette, et kui sa korra helistad ja kui sulle öeldakse, et palun ära mind enam tüüta, et tegelikult on ju õigus ka kohtusse kaevata ja väga karmid meetmed võetakse kasutusele. See on juba oma närvisüsteemi arvelt, et sa hakkad sellega tegelema. Saaks kergema vaevaga sellest lahti saada. Ja, ongi. Aga me oleme soovitanud, et astuge metsaühingu liikmeks ja öelge, et te olete metsaühingu liige ja metsaühingu hoolitseb ja teeb ja rääkige metsaühinguga, kui teil mingisugused mured on, küsimused ja saate sealt vastused, et ärge laskugi nendesse diskussioonidesse. See on siis mingis mõttes nagu hernehirmud siis nendele varastada. Ja, tundub jah. Kes tahavad saada lihtsalt, aga see oli hea. Aga halb või ma ei ütleks, et halb. Kasutame teist sõna, näiteks mitte hoolikas, mitte vastutustundlik. Ma mõtlen niimoodi rahvakeeli, et lihtsalt halb või hea, mustvalgelt nagu, aga kui nüüd üksikasjadesse, siis lihtsalt ei ole vastutustundliku hoolika suhtumisega oma metsasse. No ütleme, suurem osa võib-olla nemad on juba oma töö teinud ja nemad on oma metsad maha müünud või kunagi lasknud ära raiuda ja kergekäeliselt nii-öelda ära andnud käest. Et võib-olla täna sellist pahatahtlikku metsaomanikku võib-olla enam ei olegi. No teine võib-olla on see, et kui... see on väga kiirele nähtus, helistab ja kaebab sinu peale ja mis sa kõik teed ja sõidad läbi tema maa ja korra ta on nõus sind sealt läbi laskma ja korra ei, aga tegelikult selge on see, et vaata, metsaomanik on ju maaomanik samas ja
ja tema peab ikkagi oma maast lugu ja sina pead ka tema maast lugu pidama, et kui tõesti sul on tarvis läbi võõramaa minna, siis sa pead ikkagi luba küsima selleks. Aga paljud ju ei küsi ja vaat sealt see asi hakkabki pihta, et sealt tekib vastasseis. Ahah, sina läksid läbi minu maa ilma minu käest luba küsimata või ladustasid puud minu maale või tegid seal mingid rööpad, eks ju. Ja millal sa need ära klatid ja millal sa teed ja me oleme, ühe korra ma olen isegi ajaleheveergudele ise sattunud sellega, et tegime rööbast, see oli küll väga vähe, leppisin ka muidugi inimesega kokku, et me korraldame ära, me tõmbame need rööpad siledaks uuesti, tasandame maa aga lihtsalt kevad oli nii märg ja pikalt märg, et me lihtsalt ei saanud seda lubatud tähtajaks teha. Me panime muidugi tähtaja jaanipäev, et selleks ajaks me teeme ära. Aga paraku me saime tehtud alles kusagil pooles juulis, aga ajalehemehed jõudsid ette ja panid meid ajalehte, et me ei täida korraldust. See on mingis mõttes mitme otsaga asi, et võib-olla kui vaadata ühest küljest, siis metsaomaniku poolt oldakse enamasti, eks ole, kui kannatanu võib-olla, aga mingis mõttes nagu on tihti ka äriühingud oma kohustusi mitte täitnud, siis siin on võib-olla segatud need asjad, kus inimene ei tahtnud mõista lihtsalt, et on mitte soov seda teha, vaid on mingisugused asjaolud, eks ole. See on see, mis sa rääkisid, et kommunikatsioon. Jah, just ongi. Ma sain aru nüüd rohkem, et sa tõid selle just esile. Aga kui nüüd metsaga ümberkäimist pidada silmas, mis metsaomanik selles mõttes võiks või valesti teevad, ma mõtlen seda mitte kohusetundlikku metsaomanikku, sest ma mõtlen nüüd seda siin, et keegi näiteks ütleb niimoodi, et mets olgu loomulik, mis seal kasvagu, las olla, võtan seda, mida pean vajalikuks ja see ongi kõik looduse osa. Aga keegi arvab niimoodi, et on vaja seal mingisugust võsaraiet teha, et valgus paistaks, mõned puud sirguks paremini, ühed on teisejärgulised, ühed esmajärgulised, mingisugust seal vaadata, mida saab sellega teha. Aga siin ei saagi tegelikult süüdistada seda esimest meest ka, kes ei tee mitte midagi, sest oleme ausad, mets saab ilma meieta väga hästi ise hakkama. Kui nüüd looduslikust aspektist on hinnata, jah. Midagi sureb, midagi hakkab jälle kasvama ja lihtsalt see tsükkel on pikk. Et see on väga õige, sest kellegi sellisest seisukohast hakatakse, ma mõtlen metsafirmad vahest niimoodi helistavad ja tahavad natuke peedistada, et sa teed valesti, et sa ei müü maha. See on raie küps ja pärast ei ole temast kasu. See on demagoogia. Sa pead tundma ennast vastikult, et sa oled selline halb metsaomanik, et sa lase head asja teha. Aga siin on üks küsimus, mis ma olen mõelnud, et üldse mõiste raie küps looduses ei eksisteeri. See on inimese vajaduse seisukohalt, selle saeraami seisukohalt, eks ole. Et looduses loom suri ära, teine loom sõida ära, eks ole, ja samamoodi ka puuga, eks ole. Et see on nii ja naa asi. Ütleme, et puu on saanud, ütleme siis, kas siis bioloogiliselt nii vanaks, et ta hakkab kohe surema või ta, ütleme, juurdekasv on peatunud, eks ju, ta enam juurde ei kasva, ei pikkust, ei laiust, ei midagi kuskilt juurde ei tule, pigem hakkab see taandareng, eks. Et hakkab igasugu mädanikud ja igasugu haigused kallale tulema, see on nagu vanemal inimeselgi ikka, et mida vanemaks me saame, seda igasugu, apteeki peab kohe ju minema, eks ju. Et eks see metsasanitar ole siis inimene praegusel juhul, metsaomanik ise. Et kui ta näeb, et puu on suremas või surnud, et kas tast siis saab veel mingit asja või jääbki ta sinna kõdunema ja metsale rammuks uuesti. Ja paljud on seda meelt, et las ta olla nii, et kukub pikali, las ta olla. Aga minu arust siin tuleb lihtsalt olla tasakaalukas ja teadlik, sest tulebki aru saada, et see kõik raie ja raie küps ja kõik on tegevuse seisukohalt sellised hinnangud, eks ole, samamoodi, et see näiteks metsloom kasvab metsas, ta seal sureb ja kõik seal ei ole niisugust asja, et millal ta on küps, aga siis, kui ta on meil sigalas, siis on tal küps, sest see kõik on investeeringud, asjad ja majandamine, eks ole. Et siis küll.
aga selles osas minu arust tulebki lihtsalt anda aru, mis meid ajendab midagi tegema ja kas me ei lähe looduse suhtes selliseks hävitajaks või võta temalt tema rammu ära, et see võib olla. Aga kuidas sinu hinnangul, Saaremaal näiteks, kuidas metsa majandamisega majandatakse, kas me kaotame metsa või see kõik on proportsionaalselt juurdekasv, raie ja üldse siuke, on teadlikkus, hoolikus või ikkagi see kasvuahnus ja siuksed asjad panevad oma selle kiiruse peale, millele loodus ei jõua järele? No ütleme niimoodi, et asi on palju parem, kui ta oli siin paarkümmend aastat tagasi. Sa pead silmas 90-ndad, jaa, sest raiuti ju tol ajal ka üsna, maareform, nii kui ta arenes edasi, nii need maad ju inimeste kätte tulid, metsad samamoodi ja kohe tehti rahaks, aga need metsad jäid ju kõik taastamata, istutamata, tegemata, kõik jäid looduslikule uuenemisele ja tänu sellele on tekkinud niisuguseid poolpadrikuid ja läbipääsmatuid džungleid, täitsa ma ütleks. Muidugi, suurem osa on nad nüüd liikunud kuskile mingite pensionifondide kätte või kus iganes ja nüüd neid juba hakatakse ka majandama, sest on tekkinud ju turg ka sellele väheväärtuslikule puidule, mis seal peal kasvab. Igasugune võsa ja värk, eks ju. Väga läinud ju moodi need, mis nad ongi. Pelletid, hakkepuit. Hake ja kõik see. Küttemajandus on tulnud juba järgi, et tol ajal ju kööti masuudiga ja ei olnudki mingit probleemi, aga nüüd on see puidu taaskasutatav energia on ju väga populaarne ja järjest see populaarsus tõuseb, et ega sellest midagi ei ole, kui ma selle võsa ajan ahju nii-öelda, mis muidu oleks jäänud nagunii maha kusagile. Et aga tänane päev jah, on muidugi, eks see kasu saamine ja väike ahnus käib ikka asjaga kaasas. Aga seda tasakaalustatakse, teie aktiivsusega näiteks? Jah, see arv taimi, mis iga aasta nüüd maha istutatakse, see on ikka, see on toredad suured numbrid. Aga täpsustava, kuidas see toimub ja milline ulatus ja kui palju näiteks see aasta pandi maha? Ma arvan, et maha läks kusagil 300-400, ütleme, ma tean nüüd erasektorit, mis nagu läbi metsaühingu on käinud need, sest 1. juuli ongi täpselt see sama tähtaeg nüüd, kus me peame riigile andma teave, kui palju läbi metsaühingu siis see aasta istutati taimi. Nii ja kui palju siis? Me teame, praegu on meil andmed ainult selle kohta, mis me ise korraldasime. Aga mis metsafirmad tegid meie liikmed, need ei ole veel meile andmeid andnud, nii et ma usun, et peale pühi siis me saame need täpsed andmed kätte. Seal võib tulla suurusjärk ikka kuskil 300 000 võib-olla tõesti on maha pandud. See vähemalt rõõmustab kuidagi, arv on soliidne. Aga kui palju maha võetakse iga aasta näiteks, kui võtta niimoodi üksikisikuna puud? Ma olen siin arvestanud umbes aastane raiemaht Saaremaal on kusagil 120 000 tihu äkki või? Tihumeetrit, jah. Aga siis, kui nüüd puudesse seda arvutada... number, võib öelda, et... Kuskil on suurem, väiksem, ümbermõõdud tihud? Jah, võtleme nii, keskelt läbi saepalk kuskil 3-4 palki läheb tihusse. Nagu raieküps, mänd, kuusk. Jah, ongi niimoodi. Eks seal tuleb muud arvendusraietest ka peenem, aga võtame praegu siis seda jämedamat, et kui Saaremaalt viiakse välja kusagil 50 000 tihu võib-olla läheb Imaverre või kusagile mandrisaeveskitesse puitu, see tähendab, korrutame 4-ga, see on 200 000 puud, eks ju. On võetud maha siis sellist tõsist palgipuud, pluss siis paberipuu, mis läheb laevadega ja küttepuu veel takkaotsa, mis läheb välja siit, teist nii palju kindlasti veel. See on, ütleme, kuskil 500 000 puud aastas vähemalt on maha võetud. Et on maha võetud. Siin on siis 300 000 on juurde pandud inimese käe läbi ja loomulik juurde ka siis. Jah, aga ütleme, arvendusraiel sai istuta juurde, et me istutame ju ikkagi ainult lageraielankidele, kus on juba mets täitsa lõpuni. Aga kas see võiks olla sinu hinnangul ikkagi suurem? Istutus. Istutus, jah. Kuidas sulle endale tundub, et pilt oleks ikka... pigem... No, ma arvan küll jah, sest et ringi liikudes ikkagi me näeme neid, ütleme, 2 või 3 meetrit, 2 meetrit, 3 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 me
mitte metsaga lanke veel ka, mis on siin 2-3-4 aastat tagasi raiutud. Sinna ei ole mitte midagi tehtud, ei ole ka maapinda ette valmistatud, et seal hakkaks midagi ka looduslikult paremini kasvama. Ja on sellised kõrbed küll veel, jah. Et inimene ikkagi ei anna tagasi seda, mida võtab. Jah, ma muidugi kardan, et suurem osa võivad ikkagi mingite metsafirmade asjad olla või kus, sest et praegus, ma võin esile tuua ühe suure metsaomaniku ja firma on Tornaptor, kes on Saaremaalt ostnud ka päris palju metsamaad kokku ja ta on ostnud ka sellist kehvasti, ütleme, kasvama läinud ja selliseid vanu raielanke ja kõike. Mis mõttes on kaugemasse tulevikku investeeringu? Nad ikkagi arvestavad, et ükskõik, mis seal metsamaa peal kasvab, ikkagi ta on kasu. Ükskõik, mis ta on. Ta ei ole ju täiesti sile einamaa, et seal mitte midagi ei ole. Kuidagi siuke kaugemale mõtlemine ja arukam lähenemine, eks ole. Aga kas need on kohalikud omanikud, need on rootslased? Need on Soome-Rootsi ühine. Ma sellepärast hakkasingi mõtlema, sest ma võin eksida, aga ma tahaks tõdeda seda, et meil ei ole iseloomulik siuke mõtlemine. Paraku ei ole veel, aga ta areneb, ta tuleb järgi ja paljudel juba ta on selline säästlik metsamajandus ja kindlasti nüüd ma olen siin ühe metsaomanikuga ju suhelnud ja ta astus eile meile liikmeks, tegin taga veel paberid ära ja kui nüüd ta ütleb mulle, jah, poisid, tulge ja tehke mu mets korda, siis ma võin öelda, et järgmise õppepäeva võime seal metsas teha. Vaadates, kuidas tegelikult see toimetamine käib, sest tema ei taha nüüd lagedaks teha metsa. Tema tahab teha seal harvendada, valikuliselt välja võtta, et mets nagu jääks nagu püsivalt kasvama, et tekiks selline eluring seal, et kogu aeg midagi saad ja kogu aeg tuleb juurde. Et see on selline, minu arust tore lähenemine, aga see eeldab seda, et sul peab olema metsamaad rohkem kui 10 hektarit kindlasti, sest alla 10 hektari peal sa palju sellist asja ei tee. Et on omad nii-öelda... Jah, seal see suurus hakkab mängima ja tark on ikkagi teha siis teatud raied korraga ära, et sa ei pea kogu aeg käima seda väikest maatükki nii-öelda kuidagi ekspluateerimas, et ta saab ju kahju kogu aeg, midagi seal toimub, sa sõidad juured katki puudel, sa ühesõnaga lõhud seal seda pinnast ja asja, et mets võiks ikkagi teatud aja siis rahus olla. Teed seal korra tööd ära, 5-6 aasta pärast võib-olla lähed jälle. Aga mis andmed peaks laekuma 1. juuniks? Juuliks. Kes on nüüd kevadel teinud oma metsas maapinna ettevalmistustöid, ehk siis lasknud traktoril künda seal vautsisse, et istutada puid, kes on siis ostnud taimed ja istutanud taimed ja ka esimesed hooldused ehk rohu tallamised ümber taimed ära teinud või siis trimmerdamised. Et see on nüüd see 1. juuli teema, et kes selle kevade metsaistutusega on tegelenud. Aga see on statistika jaoks vajalik või saada mingisugused toetused või saada mingid hüvitused? Just, see on toetuste jaoks, jah. Et inimesed on teinud oma tööd ära, nad annavad need hektarid meile, et minul oli näiteks seal 2 hektarit, kus ma seda tööd tegin ja praegus on 400 eurot on riigipoolne toetus siis hektari kohta ja riik maksab siis 800 eurot metsaühistu arvele. Et riik osaleb ikkagi selles metsa korras hoidmises ja ilma selleta oleks veel raskem, ütleme. Praegu ikkagi see riigi tugi aitab ikka päris palju kaasa, et seda metsa taastatakse. On see Eesti enda eelarvelt või see on Euroopa fondidest? See on Eesti enda. Need on Eesti enda. Aga nüüd Euroopa fondide oma avaneb vist alles septembrikuus ja siis seal on siis, mida siis seal toetatakse. Seal toetatakse väike tehnika ostu. Võid omale metsasae osta või siis kui suur sul mets peab olema, et need reeglid hakkaksid kehtima? 0,3 ja rohkem hektarit metsa. Põhimõtteliselt, kui sul on isegi alla poole hektari, siis sa oled juba täitsa mees ja sinuga võib rääkida ja sulle saak pihkondas. Aga kas osaliselt või täiesti nagu see tehakse sulle? 30% on praegu see riigipoolne toetus või siis eurotoetus. 30, oli ta pool, nagu ikka kärbitakse kõiki asju, siis praegu on jäänud ta 30 peale.
ja seal siis toetatakse tehnika ehk siis võsasaag, oksasaag, millega oksi laasida saab, siis on mootorsaag, siis on triko, on üks selline vahend, millega pritsitakse taimi, et loomad ära ei sööks neid. Ehk siis metsloomad ei tuleks neid näksima seal. Just sügisel ennem talve on tark need ära pritsida ja see on selline verepreparaat ja lambarasv ja sellised kokku segatud, mis nagu peletab looma eemale. Ta on loodussõbralik vahend, täitsa biovärk, aga lihtsalt, et loom ei taha teda. Putukas ei ole temast väga huvitatud. Ja no putukale ta ei loe, aga ütleme just metskits ja hirv ja sellised tegelased. Siin me mainisime paljusid teemasid. Ma tahaks loota, et me saame suga veel kokku ja räägime eraldi millestki põhjalikumalt, mis puudutab metsahooldust ja metsaühistu tegevust. Aga luua ma küsin ühte küsimust veel. Me siin tõime välja, et Saaremaal on päris kas palju, aga metsaomanikud on teised riigid, ettevõtted. Kui palju on Saaremaa metsa välismaalase käes? Hea küsimus. Me oleme üritanud sellele ise ka vastust saada, aga väga raske. Siis peaksime tegelikult kogu meid on metsaomanikke, loetakse Saaremaal kuskil ligi 9000 vist praeguste andmete järgi. Kogu aeg see number muutub. Ühed müüvad ära, teised jagunevad seal, päritakse, läheb mitme omaniku kätte, nii et tegelikult see liigub. Jah, see number ei ole nagu paigas. Ja kui palju nüüd on välismaalaste käes? No ma olen ise ühe osaühingu juhatuses ka tegelane. Temal on 300 hektarit näiteks Saaremaal metsa. Aga kuidas ta ümber käib? Oleks hea, kui ta ongi sellisest riigist, kus on suhtumine metsa, sellise nagu normaalne. Et see võib-olla on hea, küll halb on see, et meil endal ei ole niisugust suhtumist ja see pole meie käes, aga selles mõttes see ei pruugi meile olla kahjulik, et võib-olla isegi kasulik, et on asjatundlikes kätes ja perspektiivis ta ikkagi võib-olla jätab mingisuguse tükikese Eesti majandusse. Mingisuguste maksudega. Täpselt nii ongi, jah, sest ma olen nüüd, see firma loodi 2001 või 2002, ka juba 20 aastat vana firma ja ta ei olnud majandanud 15 aastat, mitte midagi ta ei olnud oma asjadega teinud. Aga mets ju kasvab ja metsa arvendus tuli nii päevakorrale, et meil ei olnudki enam muud valikut, kui pidime hakkama tegelema. Ja nüüd ma olen siis kusagil 4 aasta jooksul suutnud peaaegu selle 300 hektarit nii-öelda korra läbi käia. Ehk siis masinad on teinud arvendused ära. See tähendab seda, et see, mis me hakkasime 5 aasta eest tegema, see on võib-olla 2-3 aasta pärast ma pean uuesti seda arvendama minema. Aga see annab puule palju suurema võimaluse kasvada praegu, sest nad olid nii tihedad ja see puu venis välja, ta oli nagu piits tegelikult seal metsas. Ja see on hädavajalik, et kui me tahame ikkagi kasvatada omale korralikku palgimetsa tulevikus, siis me peame teda hooldama. Ja mitu korda läbi raiuma ennem, kui sealt hakkab nagu korralikku palki tulema ükskord. Ma arvan, et me võib-olla hakkamegi lõpetama selleks korraks. Ja kindlasti ma oleks huvitatud sind kutsumas ja juttu rääkima. See on väga kasulik ja aktuaalsed teemasid on väga palju. Et aitäh sulle, Mati. Soovime sulle edu sinu tegemistes. Aitäh. Ja aitäh, et olite meiega, vaatasite, kuulasite, mõtlesite kaasa. Järgmine kord, järgmised teemad. Head aega. Nägemist.